Tere Taavi! No, tere Mihkel! Tere Eiki! Tere ja tere vaatajad! Kell on 9 saanud ja septembri selgroog on murtud ja ühtlaselt on ka läbi saanud suvi, sest täna hommikul oli ümmargused 0 kraadi ja me oleme ikkagi kalal. See piirkond, kus mina tulin, seal näitas kusjuures -2 ja maa tegelikult oli täiesti jääs. Ja egas midagi, jutt on lühike, lähme kala püüdma. Jah, mina eile pakkusin plaani välja, et siin mõned aastad tagasi sai käidud siin Loviisa kandis ühel platool, kus oli ahvenat, ilusat sükest 30+ ahvenat, et läheks prooviks kindlasti seda kohta täna ja nagu ikka meil on, et kui seda ahvenat kätte ei leia, siis otsime seda augina. Jah, või siis otsime augi ja siis lähme otsime ahvenat. Või vastupidi, jah, et aga ühesõnaga... Ei, seda lubadust me ei tee, mingit koha me täna ei püüa, ahvenaug. Ja päevast veel nii palju, et tuul on natukese valelt poolt, täiesti pilvitu taevas, vöörimootorit meil ei ole, see läks katki ja eks me siis proovime täna klassikalist nööriankruga püüki. Ja, ega see kalamehe käest ei pääse? Ei pääse. Ei pääse. Ennem kui veel lähme, siis mainin ära, et paar videot tagasi tegin üleskutse, et kirjutage, kus kohas te meid vaatate. Ja nagu arvata oli, vaatajaid oli üle kogu Eesti mandri ja olid ka Eesti saared. Ja siis kaugemad kohad olid Leedu, Saksamaa, Rootsi, Soomest oli ka kindlasti ja siis muidugi Austraalia fännid. Ja, pöidlad teile. Ja siis... Asukohtast on nii palju, et meid on siin süüdistatud väga palju, et Läti kalamehed käivad meie püügikohtadel, aga statistilistel andmetel Lätist meil ei ole vaatajaid. Ei ole vaatajaid, jah. Ei saa kuidagi muud ei saa olla. Nii on, jah. Et lähme vee peale. Lähme vee peale. Ja Heikiga kalal käies ei möödu praktiliselt mitte ühtegi päeva, kui me ei sõidaks kuskil Heinamaal paadiga. Et see on juba mulle saanud normaalsuseks. Kuidas sa ise seda muidu kommenteerid? On see normaalne tegevus? Lõbus peab olema, muud midagi. Ja, et temalgi vähemalt lõbus on. Aga me ei ole veel ükski kord päris kinni jäänud. Me oleme olnud nii kinni, et on mõlaabi vaja olnud ja natukene seiklemist, aga päris kinni ei ole jäänud, jah? Porvas ju sõitsime kõhule kinni ennast täiesti. No see oligi see, kus me natukene nõkutasime edasi-tagasi ja siis pärast mootor köhis muda välja. Kuumenes üle ka natukese. Või päris üle veel ei kuumenud, aga läks soojaks. Siis teinekord oli siin samas kevadel, kui seda roostikku polnud. Ja siin on sellised saared nagu vee all, siis me sõitsime Kõhuli saare peale. Kuna lihtsalt ei saanud aru, kus see kanal läheb. Jah, aga selles mõttes see paat on müügis ja hästi hoitud mootor ja paat, nii et ostke ära. Sellega on käidud pühapäeval ainult kirikus. Kallid vaatajad, ennem kui me hakkame teile üldse kala näitama, siis ma teen järgmise üleskutse. Kuna eelmine oli nii populaarne, siis teeme seekord veel paremini. Ja kuna YouTube väidab, et ainult alla pooled meie videovaatajast on meie tellijad, siis palun tellige seda kanalit. Vajutage kohe sinna see tellimisnuppu või subscribe'i, ole mis keelne YouTube teil on. Ja siis te saate ka kohe kiiresti teavituse, kui me oleme uue video üles laadinud. Et palun vajutage seda nuppu ja siis nautige videot edasi. Kohe hakkab kala tulema. Siit samast tuligi seda? Aga vend tuli nagu külje pealt süüke hooga, et kuidagi nagu nii sujuvalt ei otsa, et ma ei pidanudki midagi tegema, ta lihtsalt oli seal. Tõsta ta siis. Kus on nüüd?
aga need näpitsad on ma tegin Heikile kingituse. Endale paati ühed näpitsad. Mul on endale samad näpitsad uut tutikat pakkunud. On või? Okei. Aga pole kaasas selles suhtes, et sinu näpitsad on parem. Ma olen ka kuulnud, et need näpitsad, mis on kaasas, need on paremad kui need, mis on kodus vedelevad. Mul mitu reisi on kodus kapis olemas juba. Iga kord näed, mõtled, võtaks kaasa, aga... Sööstab küll enne. Keerab ilusti meil nüüd õiget pidi valgust. Valguse ka hästi. Enne läheb jumalapäike looja, kui Mihkel tõuseb kalaga siit paadiserva juurest üles. Läks jah? Ei läinud. Trossist kinni ja... Enne küll peadki roos läheb. No nii. Täitsa kuradi OK Openi 70 augi. Nii, süke. Turbokala. Põhjamaade turbonool hävitaja. Läheb siis tagasi hävitama. Mine söö endast väiksemaid. Peabki. Mulks. No nii, tubli Mihkel. Oha, kuule päris hästi. Oha, teeb päris hästi, jah. Jep. Põõsas ära. Normaalne kala, jah. Ei ole viga midagi. Korraliku sambla puntra pani külge ka. Kust ta tuli sealt päris roo seest või? Roo seest, jah. Jah, päeva suurim. Ilusi. Aga ega ta mingi hirmsalt kinni pole, jah? Ei ole, jah. Kui sa sinna poole läheks, ma läheks. Ma kardan. Kalluta siia poole, siis sa lähed. Ja ta ümber ikka ei lähe? Ei, ümber ei lähe. Seda ma ei kardan. Näpud. Turra küll, nüüd hakkab raputama, siis lähevad käed ka. Näputsi. Väga hea. Vähemalt. Sõrmeid ehtuvad. Teeme naeru nägu sita asja juures, vaata. Jah, viska mõõda lindile. Mul on valus. Viska see pardas siis. Siin on sükene maru kehva videonurk. Ei, see on väga hea. Mul on väga hea. No, kas tuleb 80 täis? Tuleb. Ei tule. Ei tule või? Ei tule. Sass. 70 midagi 89. Võtta seal vees tundus nii suur. Vees ta tunduvad alati suuremad, jah. Päev tagasi siis hakkame oma käsi tohterdama. Tore. Let's go. Sinna läks. Ma ei vaadanudki, tegingi Heikile. Niimoodi neid kõredi. Niimoodi neid aikisid levitada. Aituma. Teine ka. Siis ma panin teist poolt, mõtlesin, nüüd sain õige koha pealt ja... Ui. Pulmadeks parandame ära. Kell on 12 saanud. Päike mõnusalt soojendab, et enam ei olegi nii jahe. Heiki viskas isegi soojendustressi pealt maha. Aga aug lõi oma suu lukku ja me oleme vaatama, äkki leiame ahvenaparved üles. Et Taavi teab, kus mingid pätsid elavad ja me otsime üles ja kakume välja. Leidsime vist ahvena kätte. Ja siin teda nüüd on. Esimesed viskad vaatame, kus olid ainukesed kalad ka või on. Aga... Varu palju otsimist oli ka, et esimene koht, kus tulime ja siis viskasime sisse ja kohe kala. Noh. Nii sama, me tulime ju seda higitama ju kuredi ahvenat ja miks me need auge saame nüüd siis? Kus sa pääsed? Jälle lõua alt. Jah,
selline võiks, sama pikk võiks olla ahven. See oleks päris hea. Suure ahven On, see ei tule pinda. Igavene päts ahven. Vaata seda ahvenet, vaata. Ai. Jõhker ahven. Jõhker ahven. Haigelt venitab sidurit ja värki. Ta on juba Muhus käinud, vaata, te teate täpselt juba, millised need rätinokad on. Ta hoidis suht hästi ennast vee all. Ma teadsin küll, et on auk. Kala tuleb ketti. Ma ei tea, hommikul te norisite mind augide pärast, aga kus teie kalad on? Või Miike, kus sinu kalad on? Vaata. Küsime parem niimoodi. Vaata, Viskame sinu koha peale täpselt. võtame need kalad eest ära. Ajasin nüüd pöördesse seal juba. Heikil on see pluss, et tal on peenikene öör. Ja siis ta saab väiksema selle higipeaga lasta ja siis see püsib kauem lennus, vaata. Tahaks veel väiksemast. Viitsi vahetada. Mihkli siin probleem olnud, et pole kala saanud ja siis ta võttis minu ridva. Võttis salaja minu ridva ja hakkas sellega püüdma ja saab äkki kala, aga mina võtsin tema ridva ja et ikka tuleb kala, ma ei tea millest see nagu tuleb. Lõpuks ometi. Ei ongi ära panna nüüd ja rohkem. Kell on 2:30. Neile hilisemalt ongi parem hakata hea võtma, vaata siis. Kõhtune võtta. Ära. Jah. Issa. Selle ma saan tagasi. Väh. Süüa sealt saab. See oli esimene kala, see võib minna. Ma mäletan, et kui Muhumaal lasin esimese suure tagasi, siis tuli veel suurem. Lasid tagasi, läks otsast tagasi. Ma lasin tagasi. Ahvenad on see mingi kamba vaim ka, vaata. Siis kui vaatad neid jääaluseid videosid, kus lased alla ja siis kui üks ahven tuleb sinna midagi möllama, siis lendavad kõik kambaga peale nagu pirajad. Nii, klõpsti ja oleme roo ääres tagasi ja otsime haugi. Et sain midagi selle ühe ahvena kätte, aga suuremat nagu võttu ei olnud. Ja vaatame, äkki on augiga rohkem õnne, et täna seda augi on tulnud igalt poolt sügavalt ja madalalt, et äkki leiab midagi suuremat ka. Kala! Vana käis niimoodi nokkimas, mingi 3 korda nokkis vist, ei ole vaja vist. See on ilus pikk ju. Küünalt kohe. Lihtsalt natuke kurgus need konksud. Aga tõsta ta laadi kohale, sul pole varianti. Ma vaatan, kus tal on see asi sinna. 5% hakkul. Ilus 80 eurot. Jah. Läheks seda punksu maani. Ma mäletaks selle 1 või 2. See on vist 2. Ja hakkab olema rahu. Mida? Vilmin. Ent oli hoidis pinget kinni nii kaua, et kui plahvatas. Palju pikk oli? Nii mõõtud ju. 84 senti. Aga no silma mõõt. Käis. Ei ole ka väga suur, aga siuke väga
Väga jõuline oli, noljakene. Kiitis normaalselt alguses. Ma räägin, õhtuks tulevad roost välja. Enne me ei olnud ühtegi, vaata. Jah, käisime ju siin samas tagumas ju. Tahad profiilipilti ka? Ma võtan selle ära, see on nii ilusti kuradi mokast läbi, et mul hea koht kuradi käsi lõhku tähele. Ilus üks suur konks. Türa on siin ju. No nii. Filmid? Filmid või? Normaalne. Läheb siis ära tagasi. Korraks kaotas ära selle horisondi. Löö Taavile edasi. Mina Vihkel, mis sul öelda on? Ma panen sinna mingi eriti hullu kohta ja pean sealt ühe. Ei tea, kuidas ma selle kätte peaks sealt saama, aga... Ei no, augi on palju lõbusam kui ta kahvenad. Oppa, käis ka. On, näine? Jaa, jumal õige. Õhtune võtt. Õhtune võtt. Nii! Ja mul on nüüd spetsial hetk. Ma ütlesin tuult jäled, ma siis võtan selle teema ette. Ma ei tea, Mihkel unustas ise ära. Aga ta pani Ülole siin puid alla ja ahvenate eest ja juhtus niimoodi, et Ülo andiski enda praetud ahvenad kaasa. Oli see Ülo praetud? Väidetavalt Ülo praetud, võib-olla keegi teine on teinud. Ma arvan millegipärast, et Ülo naine on selle teinud, mitte Ülo. Sest Ülo ei oska isegi porgandit koorida, rääkimata sellest nii ilusad kettad lõigata. Aga siin ma võtsin poest, mille kõigile... Ja kaapti või? Süüke vend. Jah. Aitäh. Et siis... Proovime ära. Proovige ära, jah. Kürad tarretis ju. Aga see on selline või? Tallerdis. Jääs. Mis asja? Miks ta siuke? Ma ei tea. Tegelikult ta peaks olema ikka nagu vedel. No peaks olema, jah. No iga üks teeb erinevalt. Ülol on natukse gelatiiniga läinud. See oleks võinud võtta midagi ühe tummisem, mingi kulbi või. Noaga lõikama siit. No Taavi, võta. No võtan siis porgandit ja seda gelatiini. Kala ka ikka. Kuidas siis, noh, võtan ka. Siis hakkame analüüsima seda. Praekala. Ära läbusti, sinu paet on või? Kusjuures on. Mage natukene on, ütleme. No. Ma ei tea, ma ütleks, et väga maitsekas. Ja, tegelikult väga hea. Ei, hea on ta küll. No. Taavi, kurat. See gelatiina ka hea. Kas ahven siis ei kallerdagi või? Kui piisavalt kaua keeta või? Ma ei tea. No see kalledes tekib ju rasvast ei või? No tegelikult ei ole luust ja mis sellest tuleb või? Aga suht normaalne ju. See on päris normaalne. Edaspidi võib Ülo ka meile teha. Ütleme, et kui ei teaks, et on Ülo tehtud, siis ei usuks elu sees. Või noh, selles mõttes see ei ole ka ju 100%. Mina ka ei usut, see Ülo tehtud on. Ma arvan, et Ülo on sealt enda poiste reisilt kaasa võtnud, keegi ei teinud seda. Ma ütleks, et soola ja kõik on paras jagu. Liiga palju progea, see on nagu, ei ole, nagu vobla. Kes see nüüd põrandale kukutas? Eiki. Ei läinki põrandale pükste peale. See oli see esimene, mis kukkus, teine kukkus põrandale. Noh, on peo olla ja... Noh, pane hakkama siis, seal ei ole. Paneme hakkama, jah. No siis võtan ülevalt. Mul on vaja ju seda ka ju. Keegi peab ju teie seda social mediat ka üleval hoidma. Teeme selle tööga kohe ära. Kui see kuradi apple nagu normaalselt töötaks.
kuidas ma teen seda niimoodi purke. tee ilusti. Olemas. No ja, aga me siin sööme selle purgi vaikselt tühjaks ja siis püüame edasi. Noh, mehed, võtame päeva kokku. Päev on purgis. Iseenesest oli ju tore päev. Ei, kahtlemata. jah, seega ahvenad saime ju. Minul on näiteks suitsuahju ahvenad olemas. Jah. Ja Eiki sai ahvenat ja ma sain ka ahvena. Ahvena. Avena. Aga augi saime. Augi, mul oli 3 väikest Miklil ja Taavile, siis vähe suuremad. Et nulli ei jäänud keegi ja et kala poolest oli siuke, on olnud lahedamaid päevi, aga nulli ei jäänud ja tegevust oli kogu aeg. Ilmaga meil vedas, sest täna on ikkagi 22. september. Et oleme tugevalt sügise poolel ja ma ei tea, palju meil õhutemperatuur oli, aga vahepeal sai lihtsalt kampsuni külla siin ainult eesärk all. Sõidal pidi jope peal olema. Päike soojendas, siis oli jumala soe. Ja vesi, merevesi oli 17,5, 18 kraadi, et nagu käe panid vette, siis vesi oli soojem kui õhk. Jah, eile ilmateadet vaatasin, siis näitas, et on lauspilves ja põhjatuul. Pilved tulid nüüd, kell on 7 ja õrn põhjatuul oli meil ka kogu aeg. Jah, selles mõttes oli väga fine. Ja siis, mis veel? Mina ei oska midagi öelda, minu arust meil on pikk tee minna veel ja ma ei tea, lõpetus ikka see, et visake see like ja jagage neid videosid, kui meeldib ja tellige meie kanalit. Ja olge tublid ja terved ja käige ise ka kalal, mitte ärge vahtige ainult meie videosid. Jah. Tšau! Nägemist. Mingi päiksekiir leidis mu näo üles. Tere Taavi! No tere Mihkel! Tere Eiki! Tere Mihkel! Sa pidid ütlema tere vaatajad. Ega see midagi, paneb veel paadile rihmad peale ja... Vaikuse. Taavi saab enda näost ka.